See pidu, alustas Christopher Robin, on pidu selle auks, et keegi midagi tegi. Ja me kõik teame, kes ta on. Ja see on tema pidu sellepärast, mis ta tegi. Sõna on Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor rektoril, professor Krista Tuulikul. Austatud lõpetajad, head õppejõud, hea Lõuna-Eesti rahvas. Täna siin Vanemuise kontserdimajas on Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor teine lõpuaktus. Rakenduskõrgharidust tõendava diplomi saavad 68 üliõpilast. Hariduse üks oluliseid ülesandeid ongi inimeste mõttemaailma avardamine ja hoiakute kujundamine. Meie kooli eriline õpetamise mudel, kus kokku tulevad üliõpilased üle kogu Eesti erinevatest maakondadest, võimaldab saada ka endale sõpru ja mõttekaaslasi üle Eesti. See on see väärtuslik suhete kapital, mis jääb teile kogu eluks. Pidage siis selle eest hoolt, sest sõprus vajab ka hoolitsust ja tähelepanu. Kohe siin saate kätte rakenduskõrgharidust tõendava diplomi. Diplomi, mis kinnitab, et saadud haridusteel on kombineeritud nii praktilised kui ka traditsioonilised teoreetilised teadmised, mis koos moodustavad aga väga hea lähtekoha. Kindlasti parema kui ainult raamatutarkustel põhinev diplom. Meie teeme omalt poolt kõik selleks, et teie usaldust ja õigustada ja tehtud investeeringu väärtust, Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor diplomi väärtust aastatega tõsta. Meie pingutustest on aga üksi vähe. Ka teil tuleb edasi pingutada, tuleb edasi investeerida, edasi õppida. Kui teil läheb hästi, siis läheb hästi ka teie koolil. Suur tänu sulle, Urve, teile, Kadrian ja Riina. Teil mõlemal on osa selles, et need üliõpilased täna nii kaugele on jõudnud. Tänud teile kõigile, kes te olite toeks. Tänan teid. Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor üliõpilaste eksmatrikuleerimine seoses õppeasutuse lõpetamisega. Seoses rakenduskõrghariduse õppekava täitmisega täies mahus väljastada diplom cum laude järgmistele üliõpilastele. Õppekava disain loovettevõtluses. Sisekujundus. Kristel Solon. Infotehnoloogia õppekava, tarkvara arendus. Haiko Tuvi. Sander Valvas.
puges Küljetsi Puhhi kõrvale. Puhh sosistas ta. Mis on, Notsu? Ei midagi, vastas Notsu Puhhi käpast kinni haarates. Tahtsin lihtsalt teada, kas sa ikka oled veel siin. Aga mis siis saab, kui elevants tuleb, küsis Notsu värisedes. Võib juhtuda, et ta sind, Notsu, ei märkagi, lausus Puhh julgustavalt, sest sina oled ju imetilluke loomake. Aga sind ta ju märkab, Puhh. Jah, mind ta märkab ja mina märkan teda kah, vastas Puhh, kui oli selle asja läbi mõelnud. Me märkame teineteist päris hulk aega kohe ja tema ütleb siis ohoo. Notsul jooksis väike judin üle keha, kui ta sellele ohoole mõtles ja ta kõrvalestas hakkasid tukslema. Aga mida sina ütled, küsis ta? Puhh katsus küll midagi mõelda, mida tema öelda võiks. Aga mida rohkem ta mõtles, seda rohkem ta tundis, et polegi nagu õiget vastust niisugusele ohoole, nagu elevant seda kindlasti ütleb. Ma ei ütle talle midagi, vastas Puhh viimaks. Lihtsalt ümisen niisama omaette, otse kui ootaksin midagi. Järgnevalt on sõna tervituseks Viljandi maavanemal Lembit Kruusel. Kallid lõpetajad, austatud koolijuhid, lugupeetud külalised. Esmalt tervitan ja õnnitlen meid kõiki tänase tähtsa päeva puhul. Ja nii nagu igat kevadet seostatakse kasvu ja arenguga, nii pole vist juhus, et ka koolide lõpetamised on kevadel ja varasuvel. Nii nagu looduses vallandub kõikidele nähtav energia, lisandub teie näol meie hulka palju diplomeeritud spetsialiste, kes toovad meie ühiskonda uut energiat. Olen veendunud, et teie, Mainori kõrgkooli tänased lõpetajad, kord jälle kokku tulles soovite istuda just sellel pingil, kus saab rääkida tegudest, mida on tehtud, mida on saavutatud, mida on uut loodud. Kallid lõpetajad, edu ja meelekindlust teile eesmärkide saavutamisel. Soovin kõikidele palju avastamisrõõmu ja saavutusi. Nüüd kuulame kedagi, kellel tuli kõik hästi välja. Meie lõpetajate nimel on sõna Tartu Õppekeskuse infotehnoloogia õppekava tarkvara arenduse cum laude lõpetanud Sander Valvasel. Palun. Ma olen juba üsna ammu jõudnud järeldusele, et mulle tegelikult ei sobi vaimne töö. Ja kui olla päris aus, siis füüsiline ka mitte. Tavaliselt selle peale küsitakse mu käest, et mis siis üle jääb. Ma vastan tavaliselt, et ma olen loodud naudinguteks. Ja nüüd rääkides naudingutest, siis ma leian, et üks parimaid naudinguid on taipamine. Ehk taipamine, millegi mõistmine, mingi oskuse omandamine, millestki aru saamine. Ma ei tea, kas enamus lõpetajatest mõtleb sarnaselt, kuid minule see kool on pakkunud väga palju naudinguid. Kui nad ka ei ole muga samal meelel, siis ma usun, et kindlasti pakub see neile naudingut, et täna see kõik läbi on. Ja selle mõnu eest soovingi kõikide lõpetajate nimel tänada Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor omanikke selle eest, et see kool on olemas, juhtkonda selle eest, et see kool toimib, õppejõudusid selle eest, et oma teadmisi meiega jagasite ja eriti suur tänu nendele õppejõududele, kes lisaks teadmisele andsid ka tükikese oma hinge. Neid oli minu jaoks päris mitu. Tahaks tänada kõiki lähedasi, pereliikmeid, sõpru, tuttavaid, kes elasid kaasa meie mõnulemisele. Aitäh!
aasta õppejõu nominendid. Piret Einpal, palun. Kutsume nüüd lavale aasta õppejõu nominendi ja Tartu ja Viljandi õppekeskuste ühe lemmikõppejõu Ulvis Loogi. Veel kord annan sõna Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor rektorile, professor Krista Tuulikule. Austatud saalis viibijad, nii umbes tund aega tagasi tulid siia saali üliõpilased, ära lähevad vilistlased. Selles, et need vilistlased saavad rahuliku südamega minna, on kindlasti väga suur osa ja panus ka meie õppekeskuste õppekorraldusjuhtidel. Aitäh teile tehtud töö eest ja ma paluksin teid siia, et üle anda väiksed mälestused selleks, et need tuletaksid teile just meelde neid üliõpilasi, kes siit täna ära lähevad.